Ma palun teie tähelepanu ja küsin teie käest ühe ausa küsimuse. Kas teil võib olla olnud ka nii, et klassiuks või rühmauks läheb lahti ja sisse tuleb keegi ja te ei tea, mida ta teile räägib? Ma olen moderaatori tööd teinud ligi 20 aastat, aga just praegu on see olukord, kus mina ei tea, mida järgmised esinejad räägivad. Tere tulemast, improvisatsiooniteater Ruutu 10! Nii, papp. Tervist kõigile. Tere ka minu poolt. Kristjan, kohal. Ja tema on Rauno. Tere, hei, jah. Kiire soundcheck publikule. Kõik, kes mind kuulevad, tehke üks plaks. Wow, kõik, kes mind kuulevad, tehke üks plaks. Jah. Me improviseerime teile, teeme stseene. Me oleme osade jaoks kaugel, osadele lähedal ja me hakkame ringi liikuma ja püüame tabada publikut niimoodi, et kõik saaksid meid võrdselt. Jah. Just nii. Kiire turuuring, kes on näinud improviseeritud teatrit, tehke 2 plaksu. Super, ja kes pole kunagi näinud improteatrit, tehke 3 plaksu. Jah, täna vallutame uue turuosa juurde. Või hirmutame olemasoleva minema, jah. Aga kõik said plaksutada vähemalt. Jah, väga käed on soojad. Nii, aga ma proovin veel käed natuke rohkem teistmoodi soojaks teha. Nimelt, et me saaksime natukene ka mõistust soojaks teha. Proovime teha niimoodi, et võtame oma parema käe ja paneme nimetissõrme ülesse. Nüüd suuname minu peale. Nii, muidu teistele näpuga näidata ei tohi, ma praegu luban. Ja nüüd paneme siis vasaku käe, paneme pöidlasse. Nii. Ja nüüd proovime neid samal ajal vahetada. Ahah. Nii. Näen, et mõndadel juba tuleb välja. On vist kodus harjutanud. Väga hea. Võime minna julgelt tempoga kiiremaks. Ja kui hoogsalt saate vahetada. Võib-olla, kui esimest korda proovite, siis on raske vahetada, siis saab koju harjutama minna. Jaa, väga hea, tehke endale üks aplaus. Yes, ja ma teen ka väikse soenduse publikule. Kõik teavad sellist asja nagu Mehhiko laine. Need lõunamaalased on publikusse või seal staadionile, vehivad kätega, hüppavad üles alla. Me oleme Eestis, me teeme Eesti laine. Ja kuidas see käib, pange näpud enda ette. Ja siis, kui ma näitan näpuga teie peale, teete niimoodi. Jah, eks. Siuke rahulik Läänemere laine, meil torme pole vaja. Ja Kristjan, tule natukene eest ära. Ehk siis teie seal sinises, kuidas teie nimi on? Anett, väga hea, sa oled väga oluline inimene, kuna sinust läheb see laine käima, eks ole. Ja seal lõpus teie härra, Erki, te olete teine oluline lüli selles, et teie peatate selle laine, eks? Jah, super. Vaatame, kuidas see välja tuleb. No nii. Kristjan, pange käed enda ette ja kui ma näitan käega sinu peale, teed jah, väga lihtne. Vaatame, kuidas see välja tuleb. Proovime. Aga hea. Erki, paneme tagasi ka, on ju? Ja tehke endale aplaus, väga väike laine. Nii, kellele meeldib räppmuusika? Kõigile 100% siin olijatest, see on ainult hea uudis. Nimelt meile ka meeldib ja meile meeldib natukene räppida ja riimuda. Ja selleks ma küsin sealt laudkonnast, kes on enamus ajast posti taga meie jaoks, öelge mingi eestikeelne sõna, mida te oskate peast öelda. Kuidas? Nina. Oli nina? Mina. Mina, mitte nina. Olgu, mina. Sõnaks on mina, Kristjan, tee siis 2 räppirida sellega, jah, valmis, jah. Mina, 2, 3, 4. Ja ma olen siin, see on minu nina, ja see olen mina. Ja Kristjan. No nii. Kasutasid riimi, mida ma ette ütlesin, jah? Ja, ma läksin sellise madala strateegia peale. Aga vaatame sinu strateegiat ka üle. Võtame siis sealt lauast, sealt kõige uksepoolsemast lauast, võtaks ühe eestikeelse sõna Raunole. Mis teil pähe tuleb? Päike. Nii, sinu sõnaks on päike. 2,
3, 4. tibutab vihma ning taevas on äike ning arvata võib, et oodata pole päikest. aitäh. nii, aga võtame Kristjanile nüüd mingi raskema sõna, et nina on kahesilbiline, aga võite visata sinna rohkem silpe ja võõramaisust või sellist võõrapärasust. küsin siit samast lauast, teate mingi sõnu, mida on raske võib-olla hääldada? Tyrannosaurus. Kristjan, palun, sulle tuli Tyrannosaurus. Ma ootan huviga, mida sa teed. Nonii, jah, Kristjan, jah. Tyrannosaurus, 2, 3, 4, sorry, 4 rida siis ikka on, jah? Davai, 4. jah, 4 rida, jah. Tyrannosaurus, 2, 3, 4. Ja olen ajalooline isik, ma olen kämpamas siin ja pisik, mul on vaja olla kaitstud augus, sellepärast et mind ründab Tyrannosaurus. Kristjan! Vau! Nii, okei, võtame siit keskmisest lauast, võtaks ühe sõna Raunole, mida ta võib-olla, mille tähendust ta ei tea. Testige mind. Ja kas teil tuleb pähe mingi raske sõna? Võib-olla selline välismaise sõna koopia, eestikeelne koopia? Autist. Autist. Okei, autist. Sinu sõnaks on autist, 4 rida. Tundlik teema. Oota korraks, 4 rida, jah? 4 rida. Autist, jah. Autist, 4 rida. No nii, 2, 3, 4. Ja ma arvan, et ma pole paha ja ärge palun laike minu mõtteid maha, sest ma ei tea, jah, tõesti vist, aga iga inimene on natukene autist. Vau. Ja, aga tõstke käed, kes oskavad kirjutada. Nii, kuule, päris palju käsi on näha, suurepärane. Meil on vaja ainult 8. Ja Kristjan, ma annan sulle, tegelikult pastakat teil on, eks ju? Ma ei hakka meie väärtuslikke Ruutu 10 pastakaid siis andma, sest tihtipeale ei anta tagasi. Kas keegi tahab meie pastakat? Võite pärast küsida. Me jätame need. Suurepärane. Jaga 8 inimesele laused või jaga need kõik ära tegelikult. Ja. Võib julgelt käe püsti tõsta, kui te tahate. Anna pooled mulle. No, võta pooled. Nii. Võtsid kõik ära, jätsid mulle 2 tükki. Okei, nii. Kes tahab kirjutada? Kätt hoida üleval, siis ma tean teile anda just, sest te kindlasti ei jää ilma. Kirjutada. Aga ma annan siia lauda ühe. Küsimus, mida kirjutada? Kirjutage, mida te tahate. Me mingi hetk kõva häälega ütleme välja, mida te kirjutasite. Kõik, mis te kirjutate, sobib täielikult. Nii, palun. Teile üks siia laudeks. Nii, annan siia laudkonda ka. Keegi tahab kirjutada, väga hea. Nii, saate kamba peale mõelda. Aitäh. Nii, ja lähme siit mööda. Veel keegi? Nii. Oi, seal, ossa poiss. Tõtte mõnusalt laiali. Kirjaoskajad on igasse lauda pandud, see on hea. Nii, veel mõni julge, kes tahab oma käekirja näidata. Oi, seal, super, oi, tulen. Aitäh. Vot. Ja mul on üks õnnelik saab veel kirjutada. Oi, seal ta on, no nii. Ja kes on kirjutanud, voltige see paber pooleks, et mina ja Kristjan ei näeks, mis seal kirjas on enne viimast hetke. Nüüd peaks mängima seda Kuldvillaku ootamismuusika. Jah, Jeopardy. Nii. Ja hakkame kokku korjama. Pikka kirjatükki on vaja teha. Üks lause. Kellel on valmis, andke käega märku. Seal on valmis. Eeldame, et samad inimesed, kes... Suurepärane. Tulen siit vahelt. Siin mööda. Siit, vabandust. Aitäh. Lause või sõna? Aitäh. Sõna on ka piisav. Sõna on piisav. Me teame, kust see sõna tuli nüüd. Sealt ka. Seal on valmis. Siin on valmis, jah. Aitäh. Suur tänu. Ja sealt ka tuleb võtta. Siis suur tänu teile. Ja veel ootan, ma näen, üks kirjutab. Ma eeldan, et... Rauno, kuidas sul läinud on? Ma olen saanud saagiks 4 lauset. Mul on, tuleb 5. Oho. Jah, tulistame lauseid siis. Aitäh. Nii. Ja nüüd... Ei antud.
kokku siis 9 lauset sel korral. 9 lauset. Noh, tuli, võike keegi võttis juurde. Me paneme need laused endale taskusse, me kaotame need ära nii-öelda, või noh, tegelikult paneme taskusse lihtsalt. Ja me improviseerime ühe stseeni. Ja selles stseenis me peame neid lauseid kasutama ja loogiliselt need sinna sisse ära siduma, eks. Aga meil on inspiratsiooni puudus ja me loodame, et teie annate meile mingi sisendi meie stseeni jaoks, näiteks, kes me võiksime olla selles stseenis. Õpilased. Olgu, me oleme õpilased. Ja lisaks küsime inspiratsiooniks, kus need õpilased võiksid olla? Lasteaias. Õpilased lasteaias. Olgu, väga hea. Ja küsin ka, millega nad tegelevad seal lasteaias parasjagu, kui teie neid nüüd näete? Loovad haridusstrateegiat. Väga hea. 2 õpilast lasteaias loovad haridusstrateegiat. Kunagi pole vale aeg ega vale koht, eks ole. Ja valed inimesed. Ja et me saaks pihta hakata, siis me loeme 3, 2, 1, hüüame ruutu 10, mis on ka meie teatri nimi, ja siis me hakkame pihta. Proovime. 2, 1. Tanel. Ja Timo. Ma nägin öösel unenägu. Tõesti või? Jaa. No? Ma arvan, et ma nägin unes, et ma peaksin natukene muudatusi tooma haridussüsteemi. Ma olen selle peale juba mitu aastat mõelnud. Oled või? Ja. Sõimest alates või? Sõimest alates. Kui ma sain esimest korda lasteaiarühmaga tuttavaks, siis ma sain aru, et neil ei ole nii palju tarkust, kui olla võiks. Olgu. Nii, igatahes ma olen alustanud juba nagu selle praktikate kirja panemist ja ma arvan küll, et kui me teeme selle, siis esimene klausel, esimene punkt, millega me avame oma manifesti, kuidas uuendada Eesti haridusmaastikku, see peaks kõlama nii. Tahan saada raha. Ja Timo, sul on veits korrupeerunud põhimõte. Oota, mul ei pooleli see. Aplaus tuli liiga vara. Tahan saada raha potsataja hariduse innovatsiooniks. Ja see on see, kus me võime alustada. Ja. Ma saan aru, potsataja on sul selline võtmesõna. Potsataja on see nagu võtmesõna minu jaoks. Mina ei jõua ära oodata, millal ma kooli lähen. Tanel, aga kui sa kooli lähed, siis mis minust saab? Timo, me oleme samas rühmas, me võime minna samasse kooli. Nii palju võimalusi. Ma olen kõik ette planeerinud. Lahe. No, ma lähen kooli, ma ütlen kohe õpetajale. Jahile minna. Tema võib jahile minna, mina hakkan haridussüsteemi looma. Ma arvasin, et sa pakud välja nagu Waldorf kooli lahendust. Et nagu praktiliselt lähed kohe jahile metsa. Ja, et nagu sa võid omandada erinevaid oskuseid. Õpetaja võib omandada. Tanel, vaata. Püüa. Vot, see on koostöö, kommunikatsioon. Mina viskan midagi välja, sa püüad kinni. Me saame õpetada teistele, et jõuluvana. Saame jõuluvana? Jõuluvana. See on motivatsioon terveks aastaks. Näiteks mina olen oma tuba iga päev koristanud, sest päkapikud meil on aasta läbi. Mina ka. Ma ootan kogu aeg, et ma saaksin jõulukuuse alla mingi muu asja kui söe. Sest eelmine aasta ma sain sütt ja see ei olnud üldse hea. No jaa, aga te kütate ka söega oma maja pidamist. See on hullult vajalik teile. Aga kingil oli minu nimi peal, mitte mu issi oma. Meil on puuküte, minu kingid on halvemad. Tanel. Tead, ära muretse. Ma jõuan, ma arvan, et ma alustan nende 9. klassi eksamitega. Alustad sealt? Ja, alustan sealt. Miks sa nii madalalt alustad? No, sest siis on nagu, mul on kuhugi pürgida. Hea mõte. Buratino. Ka tema on nagu üks mu, siiamaani ma olen lugenud paari raamatut. See on üks nendest ja tal olid päris head mõtted, kuidas kuidas raha teha. Et neil oli seal üks puu. Jah. Olgu, Tanel, nali naljaks. Meil on vaja kuidagi motiveerida inimesi, kes meid õpetavad, eks ole?
tõsi ta on. jah. Neile on vaja juhtnöörid anda. raha sai tugeva aplausi, on ju? Raha on 1 punkt kindlalt. raha on 1 punkt, aga emotsionaalsed väärtused, see on teine asi. ja mõtle, kujuta ette, sul on jõuluaeg ja siis koolijuht pakub välja sellise lõõgastava paketi nagu puhkust. Pakub lõõgastava paketi puhkust. Seal ei ole kirjas, kuhu sa lähed lihtsalt. Lihtsalt ütleb sulle ühel kuupäeval, sul hakkas puhkus. Puhkus. Ole loominguline. Ja. Sa võid teha, mida sa tahad. Sa võid minna Jurmala spaasse või sinna veekeskusesse või sa tahame raamidest välja. Ja ma ütlen, see Jurmala veekeskus on nagu nii raamides lihtsalt, see on klassikaline puhkuskoht praegu. Ja jaanuari 1. nädal, ära mine sinna, see on rahvas pungil täis. Nagu mitte ainult toru ees ei ole järjekord, aga torus, kus alla lähed, seal on ka järjekord. Joppa joo. See on nii nõme, kui sa lihtsalt liugled lapsele otsa ja nagu... Jah. Siis sa oled torus ja ootad, kuni esimene alt ära läheb, sa natuke liigud. See on nii... Kõige kiirem toru on 4 tundi. Nii haige. Ja tead, et nagu mina mõtlen, et järgmine samm meie nagu manifestis siis võiks olla, me võiks panna ühe range punkti, kus on nagu selgelt kirjas, et no nii. Noomivalt. Noomivalt. See on nagu, see on hoiatav punkt. Kusjuures ma oma lühikese lasteaia õpilase karjääri ajal ma olen läbinud nii mitugi juhtimiskoolitust. Ja noomimine on see, mis mulle õpetati. Lihtsalt noomi. Ja kui präänik ei tööta, siis anna piitsa. Jah, nagu julmalt peksa lihtsalt. Tao. Karista. Ja kui sa teed seda samal ajal, väike päkapikk vaatab ja viib präänikud üldse ära. Vot. Vau. Tead, ma mõtlesin, see andis mulle omakorda inspireeris mind ideeks, et kui me karistame inimesi, siis me võiksime olla nagu sellises nunnus kostüümis. Et nagu see paneb samal ajal meid armastama. Väike päkapikk, kassipoeg või... Oli hea koolitus. Ma räägin, lähme taotleme Haridusametilt projektirahasi. Ja, meil on, koosolek läks täiega hästi. Ja see! Nii, kuidas te ennast praegu tunnete? Ja, kas Kristjan on tõestanud ennast, et usaldate teda? Ei, okei. Poleks pidanud küsima, aga Rauno, aga mina? Ei, väga raske on usaldust võita. Hüva. Me peame ühed seen ikkagi veel tegema. Me teeme ühe veel, aga nüüd me paneme selle usalduse täielikult proovile ja me hakkame improviseerima laudade vahel. Jah, väga hirmus. Ja me kaasame teid natuke rohkem, ehk siis nüüd, kui me ütleme repliigi, siis te peate lõpetama meie repliigi, öeldes sinna viimase sõna. Näiteks, kui mu repliik on, kõndis neile metsas ning vastu tuli suur kole karu, jah, niimoodi see töötab. Kristjan, proovi ka. Ja, ma käisin poes, ma võtsin endale saia ja piima ja loomulikult võtsin ka saia. Jah, see läheb laitmatult. See läheb laitmatult. Nii, no nii, väga hea. Me hakkame siit pihta. Keegi ei ole ohutustsoonis. Me katsutame kõiki viisakalt õlast. Ja me saame kohe aru, kui te olite nutitelefonis ja ei kuulanud. Jah. No nii, inspiratsiooniks taaskord, meil on tähtis ülesanne vaja täita. Mis ülesannet me täidame? Küsin seda siit posti kõrvalt olevast lauast. Jah, teie, täpselt. Jõustamist. Aitäh. Jõustame. Lihtsalt mulle selgituseks, et kas sa tahad laiendada seda terminit? Puhtalt, kuna sa ei tea, ma tahan näha, mida sa välja mõtled. Okei, suurepärane. No nii. Andke meil aega siis 3, 2, 1 ja ruutu 10, mäletate on ju, ja proovime. Franz. Trenn tuleb kasuks. Jõustamist peab tegema terve päev.
näen, et sa jõustad end hantliga. jaa. Ma olen siin, et sind isiklikult jõustada. Kas sinust saab minu jõustamistreener? Ma olen su jõustamis-eratreener. Aitäh sulle. Me alustame esimesest ülesandest. Kõigepealt peame me soojendama. Jah. See on alati see osa, mis mulle ei meeldi. Selle tõttu, et soojendamisega kaasnevad mulle alati raskused. Mulle alati kaasnevad raskused. Sa ei pea võtma hantleid, kui sa soojendad. Eks. Iga soojendusega mul on. Aga me peame kirjutama välja 24 asja, mida sa tunned, et sa tahaksid teha. Näiteks üks asi, mida mina tahan teha, on uhkus. Uhkus? Ma tahan teha uhkust. No aga sa võid teha endale uhkust mind jõustades. Ma tahan teha uhkust tervele Eesti Vabariigile. Kõigile natukene uhkust, jõuludeks. Suurepärane. Kui mind treenides, ma arvan, et sa saad uhkeks ja lisaks on sul Mul! Lisaks on sul mul! Mul on... Sul on mul! Ma ei oska seda teistpidi öelda. Enda perspektiivist. Sul mul! Mul on sul. Mul on sul ka. Franz, sa suutsid lihtsa vestluse muuta väga keeruliseks. Peeter, millal me jõustamisega pihta hakkame? Jõustamine käib, kas sa tunned, kuidas sa oled, su staatus tõuseb sellega, kuidas mina midagi ei tea? No, enne ma tundsin, kuidas ma tõstsin hantlit, nüüd ma hakkasin lihtsalt soojendama. Jah. Nagu iga inimene teab, et teadmistes on jõud. Nii et õpi, oledki jõustatud. Vau, sa tõesti tundud nagu see pettur. Peeter, see ei tundu üldse kvaliteetne jõustamine. See on väga kvaliteetne. Kas ei tunne seda sidet, mis meie vahel on siin umbes, ma ei tea, 50 meetrit? Ei tunne. Mul on hoopis tunne, et sa üritad petta. Olgu sa said teada, ma üritan petta. Ma olen ajanud kokku 10 000 eurot. Vahetades oma OÜ-l nimesid, asutades erinevaid MTÜ-sid, tulundusühinguid ja salajasi organisatsioone. Vau, see tundub nagu kuritegelik tegevus. See ongi. Käed üles. Vot. Peeter, ma kardan, et sa võid metsa minna. Ma kardan, et sa võid metsa minna oma plaaniga. Ma näen, et see püss ei tööta. Huvitav kartus sul. Pettur terve elu. Ja. Olgu. Ma tagastan sulle raha. Kõik need eurod summas 50 000 eurot. Sa oled rikas mees, Franz. Maksid koolitusest 50 000 eurot. Aitäh sulle, Peeter. Lisaks sooviksin ma tagasi oma kuldkella. Et nagu, see on väga inetu, et sa selle ära võtad mu käe pealt tasuks. Saad kuldkella tagasi ning vabanduseks minu siirad sõnad. Kallis Franz, mul on uus soeng. Võta need sõnad südamesse ja vaata muud soengut. Ma ei saa. Jäta see raha endale. Aitäh. Sul on seda rohkem vaja kui mul. See soeng oli kallis. Jastseen. Kristjan. Jah. Nii. Me oleme jõudnud oma kavaga sinna, kus me kohe-kohe lõpetame oma kava. See on siis kava lõpp, eks ole? Jah, see on kava lõpp. Finaal. Meie viimane stseen leiab aset, aga meil on see probleem, et meil on vaja 2 inimest, tegelikult see pole probleem, see on võimalus. Jah. Meil oleks vaja 2 inimest, kes tuleksid meile appi, nad peavad tegema midagi ülimalt lihtsat. Midagi ülimalt lihtsat. Aitäh! Kuidas su nimi on? Kuidas? Pavel. Aplaus Pavelile.
aitäh sulle. 50% on käes ja meil on ühte inimest veel vaja. Kas äkki keegi naisterahva? Oh, ei, enam ei saa. Juba tuli. Ja kuidas su nimi on? Katrin. Enniga. Jah, Katrin, aitäh. Kaaga. Ja oleks jah. Teeme aplausi ka Katrinile. Me Kristjaniga teame, et tegelikult tulla publikust lavale on väga suur julgustükk ning tegelikult olete nende inimeste jaoks kangelane ja kangelanna, sest et teised ei pea enam midagi tegema. Jah, tundke ennast mõnusalt ja teie tundke end ka mõnusalt, eks? Jah. Olen vist halvas kohas. Järgmine mäng on liikuvad kehad. Ja mäng käib nii, et Kristjan ja mina oleme karakterid, aga me ei saa ennast ise liigutada. Me saame liigutada oma siseorganeid, silmamunasid, aga me ei saa liigutada oma käsi ega jalgu. Seal tulete teie appi. Eks Katrin, sa oled siis Kristjaniga paaris. Ma olen nii palju lühem, jah. Okei. Pavel, ole sa siis selle pika korvpallur Kristjaniga ja las lühike päkapikk Rauno olla Katriniga. Nii. Kas me oleme heliliselt halvas kohas praegu või? Okei. Nii. Kui on vaja, et Kristjan vaataks mingis suunas, siis sa õrnalt liigutad ta pead, jah, niimoodi. Jah, õrnalt, mitte raskelt või karmilt, jah. Normaalne. Jah, jah. Meie pea ei saa teha nagu täisringi ja ärme vaata ka väga kiiresti, eks. Nii, mis veel? Olukord nõuab. Ma loodan, et kunagi ei nõua. Nii, järgmiseks, kui on vaja, et Kristjan või mina lehvitaksime ja teeks midagi oma kätega, peate aitama. Näiteks praegu, super. Väga hea, Pavel teab. No. Ja kui on vaja, et juba tuleb ka löök. Ja. Ootan põnevusega stseeni. Nii, kui on vaja, et me liiguksime, te ei pea meid tõstma nagu ettureid, aga õrn patsutus põlvõndlasse. Rõhutan sõna õrn. Ja. Kui olete käinud taekwondoos, ei pea näitama, mida te oskate. Pole vaja. Et me tagurpidi kõnniksime, õrn patsutus põlve peale. Ja. Kui on vaja, et me jookseksime, kiired patsutused. Kui on vaja, et me kummardaksime, siis lihtsalt, niimoodi, töötame, jah, super. Ja niimoodi see töötabki, eks. Inspiratsiooniks meile, me oleme tegemas, meil on hobi. Tegelikult, kas kellelgi on siin ruumis mingi hobi? Klaveri mängimine, aitäh. Meie inspiratsiooniks on klaveri mängimine. Ja ma mõtlen, et tuleb natuke siia poole. See on hea koht. Nonii, klaveri mängimine. Jah, nonii. Loeme siis. 3. Kuidas kõlab? Päris hea. Kuidas kõlab? See on suurepärane. Ma taon suvalise klahve praegu. Seda on kuulda ka. Kas ma annan sulle noodiraamatu? Halloo! Ma annan sulle noodiraamatu. Oota, ma vaatan sind korraks. Mul pole... Ei, ma annan sulle noodiraamatu. Ma tulen sinu juurde. Ma annan sulle noodiraamatu. Ära muretse, ma annan sulle noodiraamatu. Tere! Said kätte? Jaa. Avan selle noodiraamatu. Ma avan selle. Suva, ma ei hakka avama seda, panen peast. Ära enam peast pane, palun. See eelmine oli väga halb. Nüüd ma avasin selle. Ma pingsalt jälgin siin, sa ei ole. Nii, okei. Nii. Võib-olla ma lihtsalt annan sulle nagu näppudega rütmi ette. No nii, pane takt käima. Jaa, takt. Loe takti ka. Ma praegu takti ei vaata, ma igaks juhuks ei vaata. Nii, näen takti. No nii, nüüd panen käima, vaata minu sõrmede järgi. 1 ja 2, 3 ja 4. See on küll tore lugu. Nii, vaatad mu sõrmi või? Ma ei vaata. Vaata ikka. Nii, ma hakkan liigutama nüüd. 1, 2. Nägid? Sõrmed, ma lihtsalt peksan klahve kõikide näppudega. Aga minu sõrmede järgi. No nii, nägid, see viimane oli lihtsalt jutt.
ja tee sedasama uuesti kogu aeg. ma toon, ja nüüd lihtsalt aitab klaverimängust. Hobi on tehtud, nüüd peab. Okei, pane klassikaline muusika peale. Ma panen kohe vinüülplaadi peale. Seda on natuke kaunim kuulata. Ma lähen vinüülimängija juurde. Ma mõtlen, sul võib-olla on natuke veel vaja harjutada. Kas sa tahad midagi juua? Ma toon midagi juua. Too. Ma lähen vinüüliplaadi. Wow, ta oli mu ees kogu mul aeg. Mul tuli mõte. Võiks juua kokteili. Nii. Ja ära küsi, kuidas see juhtus, aga vinüülplaat hakkas tööle. Ja see! Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!